Hea vaataja, tänases Postimees Online'is on kiire ülevaade sellest, kuidas erakonnad kasutavad sotsiaalmeediat valimiskampaanias. Sotsiaalmeedia all mõeldakse peamiselt Facebooki ja blogisi. Peale Vaikse Tonni lahkumist on poliitiliselt Twitter jäänud palju vaiksemaks. Meid huvitab, kuidas erakonnad kasutavad YouTube'i võimalusi, ehk siis kuidas erakonnad video näol oma parteilisi põhimõtteid ja eesmärke selgitavad. Olen teinud sellest kiire kokkuvõtte ja järjestanud erakonnad vaadatavuse järgi. Kõige rohkem on vaadatud IRL-i YouTube'i videokanalit, kes tänu Eesti meediale on saanud viimastele valimisvideotele, mis on väidetavalt siis mõeldud ainult sotsiaalmeedia tarbeks, küllaltki palju vaatamisi, kus siis vanaema rõõm Urmas Reinsalu on siis kõige populaarsem. Ma luban, et ma ei hakka hindama video sisusi, kuigi see on üks põhiline, mida YouTube'is võiks tähele panna. Siin samas all kommentaarides võib lugeda, et IRL-iga omad liikmed ei ole nende videotega väga rahul. Aga samas videotel väga palju vaatamisi ja kanal kõige populaarsem erakonna kanal YouTube'is. Väikepildina kasutab IRL MacGyverit, mida MacGyver teeks. Seda tõesti ei oska vastata. Kuid IRL-il on siin ka sisu kirjeldus või siis kanali kirjeldus. Puudu on HTTP ehk siis link, mille abil saaksid vaatajad minna otse IRL-i koduleheküljele. 49 subscribinut on päris hea arv erakonna kohta. Eesti Keskerakond loomulikult roheline ja kohe nii roheline, et all olev tekst, profiili tekst on täiesti nähtamatu, sest see on pandud sama värvi roheliseks nagu taustki ja kui seda tahta lugeda, siis tuleb see tekst ära selekteerida ja nagu näha, siis seda teksti on väga palju siin. Liitunuid selle kanaliga veidi vähem ja vaatamisi ka veidi vähem, 164 000 on kokku. Loomulikult väikepildina on Edgar ise siin, üles laetud üle 30 video siis, kõige populaarsem erakonna valimiskonverentsi video, kus on 43 000 vaatamist. Eesti Reformierakond loomulikult kollase värviga ja siin mulle meeldib see, et on võetud oma sõnum väikepildiks. Väga lihtne on seda teha ja väga efektne näeb see siin ka välja. Profiilis on jäetud ära link, ehk siis samamoodi. Kui IRL-il oli ka link pandud, siis Reformierakonnal selle väikse asja saab väga ruttu teha. 29 kanaliga liitunud, natukene jälle vähem, kuid need numbrid on üldiselt siin väga väikesed ning neid on võimalik suurendada väga kiiresti. Järgnevalt siis Sotsiaaldemokraatlik erakond, kes on punase musta kujunduse võtnud YouTube'ist, võiks kindlasti mõelda taustapildi lisamisele siin. Lingi all on siis mõeldud seda, nagu võib näha, et ühe klikiga saab minna sotsdemmide kodulehele. 13 000 vaatamist on nüüd vähem kui teistel kanalitel ja samamoodi ka liitunute arv, kuid asi seegi. Erakond Eestimaa Rohelised on rohelised ka YouTube'is, sellised värvid valitud ja viimane video Aleksei Lotmani unistustest 3 nädalat tagasi. Ülejäänud 115 videot, mida on päris palju, mida on rohkem kui teistel erakondadel, on siis tehtud või üles laetud enne Europarlamendi valimisi ja veelgi varem. Üks vanemaid kanaleid on erakonnal Eestimaa Rohelised, kuid vaatamisi neist kõige vähem. Enne kui jõuda Rahvaliidu juurde, YouTube'is otsida Rahvaliitu, siis leiab August Mõhk nimelise tegelase, mis on Reformierakonna poolt üks andekas videokampaania, ei teagi, kas otseselt Rahvaliidu vastu, vaid August Mõhk nimeline maamees siis tahtis Europarlamenti saada ja kui teie ei soovi, et Euroopas esindaks August Mõhk meid, siis valige Reformierakond on siin lingina nende videote all. Andekas kampaania sai kokku 31 000 vaatamist eelmisel aastal enne Europarlamendi valimisi. Viimasena Rahvaliit. Rahvaliidu noored on ärganud 3 kuud tagasi ja lisanud 3 kuuga Rahvaliidu noorte kontole 2 videot. Ka nende videote sisu kohta ei oska tõesti võib-olla muud öelda, kui et see vanus kanalil, ehk siis kanali looja vanus on 14 aastat. Võib-olla see vastab tõele ja rohkem pole siin midagi tehtud.
Suures plaanis on Eesti erakonnad kasutamas YouTube'i oma telereklaamide üleslaadimise kohana. Ehk siis kõik reklaamid, mis lähevad telesse, laetakse üles ka YouTube'i. IRL on teinud väidetavalt otse YouTube'i tarbeks või siis otse sotsiaalmeedia tarbeks omal videosi, mis on saanud ka vaatamisi, kuid sisu on valdavas enamuses kõikidest videotest puudu. Võib-olla minu jaoks oli kõige sisukam siin Tunne Kelami videod, kes rääkis oma 5 aasta kogemusest siis Europarlamendis enne eelmiseid valimisi. Keskerakonnal jätan praegu vahele. Reformierakonnal oli ka võib-olla siin mõned üksikud, kuid 90% erakonna videotest, üles laetud videotest on siiski mindud lihtsam vastupanu teed ja laetud üles erakonna reklaamid. Need võiks kindlasti olla YouTube'is oma playlisti all, kuid YouTube on koht, kus poliitik saab suhelda otse rahvaga ja anda rohkem mõtteid kui siis 15-30 sekundiline telereklaam seda võimaldab. YouTube'is aega 15 minutit või isegi rohkem oma mõtete selgitamiseks ja seda igal kandidaadil ja ei pea selle eest ka siis reklaamimaksu maksma, et tänava peal oma sõnumit edastada. Loodame, et erakonnad ja poliitikud hakkavad üha rohkem YouTube'i ehk videovõimalust kasutama oma programmiliste põhimõtete ja ideede tutvustamiseks. See on suhteliselt lihtne ja soodne võimalus. Kui abi vaja, siis videoturundus.ee aitab. Tänan kuulamast ja vaatamast!